oskavad iseendale ema teha. Mesilastel käib ema tegemine tegelikult väga lihtsalt. Toidu abil. Täpselt nii. Toit määrab selle, kas mesilasest saab ema või tööline. Kui mesilase ema hakkab vanaks jääma, siis hakkab tema lõhn nõrgenema, mis on märgiks teistele mesilastele, et tema valitsusaeg hakkab läbi saama. Nüüd töölismesilased valivad siin haudmeraamil sellise ala, kus on veidi rohkem ruumi ehitada natukene suurem kann, kuhu mesilase-ema muneb oma tavapärase muna. Nüüd erinevalt teistest munadest ei saa see mitte ainult 3 päeva toite piima, vaid pikema aja jooksul, mis tõttu kasvabki temast suurem, sihvakam ja tugevam mesilane. Vana mesilase-ema saab aru, et on tulnud perre uus valitseja. Ta võtab endaga kaasa osa töölismesilasi ja läheb uut pere moodustama. Uus mesilase-ema ongi nüüd selle taru kuninganna.